ja oleme siis siuke väike punt, kes tegeleb põhiliselt digiga, südame paneb põksuma meil põhiliselt siuke asi nagu eesti keeles nimetavad tulemusturunduseks, performance marketingiks. Mis see reaalselt tähendab on see, et meile hirmsasti meeldib tegeleda siin kõigega, mis puudutab veebianalüütikat, selle tehnilist setupi, aga eks paratamatult performance marketing on rohkem kui veebianalüütika, see on ka digimeedia planeerimine ja mida meie üritame siin lihtsalt teha, me üritame siis teha seda digimeedia planeerimist läbi võimalikult siukse ärikeskse lähenemisviisi, et katsume vaadata, et iga siukene sent, mis me siin oma klientide turundusse investeerime, tuleb meile mingis äritulemuses ikkagi tagasi ka. Nüüd tänane teema on meil siis kasutaja siukene ostufunneli parendamine läbi erinevate tööriistade. See on, me üritame siin rääkida nagu hästi paljudest erinevatest teemadest, mis sellega nagu seonduvad, et eks me räägime siin analüütikast, me räägime, kui tähtis on analüütikas ikka korrektne setup ja mida see korrektne setup annab üldse juurde võrreldes siis siukse, ütleme, out of box lahendusega. Ja conversion funnel on tegelikult ju rohkem kui lihtsalt selle jälgimine Google'is, seega me räägime ka natuke siin Facebookis optimeerimisest ja alternatiivsetest tööriistadest ja natukene räägime ka sellest, kuidas siis igasugused GDPR-id ja muud kollid mõjutavad siis andmeanalüüsi, andmekogumist veebianalüütika perspektiivist, et peatame põgusalt ka sellel. Ja üritame siis nii põhjalikult see teemad läbi käia, aga vähegi võimalik selle tunniajases slotises on, et ilmselt kõiki teemasid päris iga viimse detailini kaetud ei saa, aga eks anname endast parima. Nii, ja tere ka minu poolt. Ma hakkakski siis põhimõtteliselt pihta sellest kõige baasist paari sõnaga, et kui me vaatame tagasi siin 4-5 aasta tagusel ajale, kui meil tegelikult veebianalüütikaga vastasime küllaltki lihtsatele küsimustele. Kui me panime Google Analyticsi veebilehele, peamised vastused, mida me tahtsime sealt on ju kes meil veebilehel käivad, mis lehtedel nad käivad ja kui juba natukene tegid ka paar sammu lisaks ja panid seal UTM parameetrid juurde reklaamides, siis said ka teada, mis kanalitest reaalselt inimesed veel reklaamikanalitest ka siis inimesed jõuavad veebilehele. Aga nende lihtsate küsimustega probleem on see, et kui sa vastad neile ära, siis juhtub tihti see, et tuleb veel 10 järgmist küsimust otsa, et kui me ikkagi näeme ära, kust kanalist nüüd tuli, võib-olla näeme ka selle ära, et sealt tuli ost, aga nüüd vaatame, et sealt on nüüd tulnud meil nii palju sessioone, et miks meil nagu rohkem osti ei tulnud ja et näha ka seda, et kuidas nad veebilehti kasutasid ja kus nad siis võib-olla ära kadusid. Ehk siis tänapäeval ongi tähtis jõuda selleni, et hakata oma otsuseid tegema veebianalüütikas reaalsete numbrite põhjal. Siis, et näha, et mis sammudel, kui palju inimesi on olnud, kui paljud inimesed on veebilehel teie ostutunnelis näiteks jõudnud ostukorvi lisamisteni või ka siis muude täpsemate sammudeni. Ja peamegi jõudma terve ostuteekonna jälgimiseni. Ehk siis siin on ka pandud mõned sellised aitavad küsimused, et kuidas seda ostuteekonda enda veebilehel defineerida. Või mis on ka sellised veel lisaosad seal ostuteekonnal, mis võivad vahepeal sellist lihtsast mudelist nagu välja jääda. Ja tegelikult ongi selline esimene tegevussamm, mida teha, ongi siis kaardistada enda veebilehel terve siis ostuteekond. Ehk ma ütleksin, et kindlasti ise see läbi vaadata ei ole kõige adekvaatsem, sest ise seda teha oma veebilehel on kindlasti tekib kohe selline perfektsionism või et tundub, et kindlasti seda teekonda inimesed läbivad, aga tegelikult see ju ei ole oma kliendi peas, ei tea, kuidas, mitte keegi meist tegelikult ei tea, kuidas täpselt meie klient mõtleb seal teisel pool ekraani. Et siis oleks parem ikkagi leida mingi inimene, potentsiaalne klient, kes siis selle veebilehe läbi käib, vaatate, mis samme ta teeb ja panete need kirja. Ja see annabki juba esimese vaate sellest ostuteekonnast teie veebilehel. Sellepärast, et siia alla on küll pandud üks väga lihtsustatud versioon ostuteekonnast, see ongi kõige lihtsam,
inimene jõuab veebilehele, läheb tootelehele, lisab mingi toote ostukorvi, läheb checkout'i, täidab oma infoga selle ära ja ongi ost sooritatud. Aga tegelikult, mis mõtleme, on meil veel ka checkout'is või siis tellimuse vormistamisel on väga palju erinevaid samme. Et kas saame seal lisada näiteks lisaks nimele ja aadressile veel mingit infot, kas on mingi täpsustus toote kohta või on maksevalahenduste valimine näiteks. Et me selle kõige defineerimine ja veel eraldi ostuteekonnal väljatoomine on väga tähtis, sellepärast et omakorda nendel sammudel võib inimene igal pool ära kaduda, et võib-olla paneb nime ära ja sealt edasi aadressi või näiteks tarnemeetodi valikuni jõuagi. Et siis saab juba analüüsima hakata, et miks ta sinna siis ei jõudnud või miks ta sealt edasi läinud. Ja nüüd jõuamegi edasi tegelikult selleni, et kus me seda ostuteekonda näha tahaksime või kus me seda kasutada tahaksime. Ja tegelikult minu teada mina ütleksin, et üks esimesi tööriistu, mis tavaliselt veebilehele turunduse poole nagu külge pannakse, on Google Analytics. Et visatakse see kood lihtsalt veebilehele ja hakatakse trackima, mis siis inimesed reaalselt veebilehel teevad. Aga mina ütleksin, et tänapäeval on ikkagi see ajastu natuke muutunud ja ei peaks enam lisama esimese asjana seda Google Analyticsit sinna veebilehele, vaid tasub lisada hoopis Google Tag Manager. Ehk siis selle kaudu lihtsustada nüüd edasiste sammudega oma tööd ja teha ka erinevate tööriistude lisamine veebilehele palju lihtsamaks. Aga nüüd ongi minu selline retooriline küsimus, et kui paljud meist ei tahaks näha kuu lõpus sellist pilti või sellist ostutunnelit, nagu siin all on väikse pildi peal välja toodud. Selline väga, ütleks juba ostuteekonna teises osas väga põhjalik ülevaade sellest, et mis peale ostukorvi inimestest saab, kuhu maani nad jõuavad ja kus nad siis ära kaovad. Siin on see Google Merchandise Store'i näitel toodud. Mina isiklikult lisaks veel sinna paar sammu juurde, et see on nüüd ainult ostukorvi vaates siin, et võib-olla veel lisada sinna juurde ka veebilehele jõudmine reaalselt ja ostulehe külastus, et siis saada veel paar lisasammu juurde. Aga nüüd jõuamegi selleni, et kuidas reaalselt see ostutunnel endale reaalsuseks teha, et kõik need sammud kätte saada. Ja siin me jõuame data layer'ini. Ehk siis, nagu me tõenäoliselt kõik teame, on veebileht koosneb erinevatest koodijuppidest, väga suurest kogumist. Ja üks siis see potentsiaalne nendest kõikidest koodidest ongi JavaScript, mille üheks objektiks on data layer, kuhu saad sa saata erinevad muutujad, mis sinu veebilehel erinevate tegevuste kohta tekivad. Ehk siis näiteks saad saata data layer'isse info, et toimus ostukorvi lisamine või näiteks ostukorvist toote äravõtmine ja sinna panna mingid parameetrid juurde. Mis tootega oli tegemist, mis oli toote hind, mis oli toote ID, kõik sealt ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik info, mida on võimalik veebilehe inimese kohta kätte saada. Ehk siis see ongi see esimene suur boonus sellel, et absoluutselt kõik, mis trackitav on, selle saad ka data layer'isse pushida ja hiljem siis ka trackimistööriistadesse tänu Google Tag Managerile edasi saata. Et näiteks, kui siin tuua kõige lihtsamad näited, teen välja, et toote nimi ja toote hind, äkki teil on vaja veel juurde saada ka sellist infot, et mis seadet ta reaalselt kasutas. Ka sellist infot on võimalik data layer'isse pushida ja saab ka selle sinna lihtsalt juurde lisada. Ja kus on alati mingi hea lahendus või selline perfektne lahendus, võib isegi nii öelda, on ka alternatiiv alati. Et esimene alternatiiv sellele data layer'i trackimisele ja sinna info pushimisele ongi tegelikult võtta lihtsalt seda koodi või seda infot, mis juba veebilehel on, teise nimega siis ka DOM scraping. Aga sellel on nüüd üks suur miinus. On see, et kui teie veebileht näiteks inimene teete oma trackimise desktopi põhjal ära, vaatate arvutis, kuidas veebileht toimib, mis kood seal tuleb mingite tegevuste peale. Aga nüüd, kui inimene vaatab mingi teisel ekraani suurusel, näiteks telefonis seda, siis seal võib see kood juba täiesti teistmoodi eksisteerida
ei ole muutunud, seega teie tracking läheb katki. Seega siinkohal tulebki välja see data layer'i kõige suurem kasutegur ehk siis töökindlus. Et vahet ei ole, mis ekraanil või mis seadmes inimene nüüd teie tegevusi teeb seal veebilehel, saab selle info data layer'i kaudu ikkagi kätte. Ja kindlasti saab saata ka infot, mis siis on just sellele tegevusele unikaalne, et veebilehe koodist võid kogemata võtta välja mingi info, mis tegelikult on ka mingitel muudes kohtades veebilehel näiteks. Jõuame järgmist sammuni, mida teha siis veebilehel, et kõik seda infot kokku koguda ja kuidagi edasi liikuda. Ehk siis kui saite enne eelmises sammus ära kaardistatud terve selle ostuteekonna, kõik need sammud kirja pandud, siis nüüd olekski hea sinna kõrvale panna, et mis parameetrid te reaalselt seal analüüsida tahate, mis muutujaid te analüüsida tahate. Kas need on siin ühed lihtsamad jällegi kirja pandud, toote nimi kuni hind ja kogus, aga äkki ongi teil midagi veel spetsiifilisemat sinna juurde vaja, siis kindlasti tuleks see välja tuua ja saata see info arendajale edasi. Et siis juba arendaja saaks selle kõik edasi data layer'isse saata. Ja kohe otsaga järgmine samm, ehk siis kiiresti liikudes, võttagi kohe peale selle info data layer'isse push imist, teha kindlaks, kui juba Google Tag Manager lehel on, teha esimese harjutusena ka Google Analyticsi lisamine näiteks selle kaudu. Ja nüüd tekibki kohe peale seda esimene võimalus kõiki neid data layer'i event'e kasutada ja see info nüüd siis edasi saata ka Google Analyticsisse. Aga siin ma annan sõna üle Rorile. Ja, et kuna me siin otsapidi jõudsime juba Google Analyticsini ja siis selle rakendamiseni siis kliendi ostuteekonna analüüsimisel, siis me peame siin tegema sellise väikse teemahüppe ja rääkima siis elevandist toas, et me ei pääse paraku üle ka ümber siin sellest Google Analyticsi uusversioonist, millele me peame siin järgmiseks suveks kõik ümber lülituma, et Google Analytics on selline huvitav tööriist, millega me siin suuremal või vähemal määral oleme tegelikult kõik kokku puutunud, aga valdav enamus meist on harjunud töötama GA3 versiooniga, mis on siis teistpidi tuntud kui Universal Analytics. Tegu on ju teataval määral nagu valdkonna standardiga veebianalüütika mõõtmises. See tähendab, et see on päris ootuspärane, kui siin Google teatas mõned kuud tagasi, et aasta 2023 suveks muutub siis Google Analytics nende analüütika platvormiseks vaike versiooniks, siis see tekitas sellise teatava furoori ja nagu resonantsi. Et rääkida natuke GA4-st, millega siin täpsemalt tegu on, kuidas juhtus, et see arenguprotsessi käigus sai GA4-st niivõrd siis kardinaalselt erinev tööriist võrreldes siis 3. GA versiooniga. Ma räägin hästi põgusalt ka pisut siis GA teki ajaloost, et GA kui tööriist, kes ei tea, tegelikult algselt pole üldse Google'i poolt loodud tööriist, et tegu on siis kas siis Urchini või kuidas iganes hääldas seda nimelise firma poolt sisse ostatud tarkvaraga. Ta oli selline firma nagu Urchin oli siin käesoleva sajandi alguses loonud siis sellise ägeda tööriista, mis suutis lugeda serveri logifaile, analüüsida neist, siis sellest tulenevalt anda ülevaate lehe külastusstatistikast. Ja nüüd see tööriist osteti Google'i poolt siis 2005. aastal ära ja bränditi siis ümber esimeseks Google Analyticsiks. Ja nüüd see ongi põhjus, et kui me räägime siin nagu implementeerimisskriptidest ehk siis nendest failidest, mille abil sa GA lehele sisse laed, siis just sel põhjusel, et kui tänasel päeval või need kannavad nime kas siis Analytics.js, gtag.js, siis esimene implementeerimisskript kandiski sel põhjusel nime urkin.js. Ja kui me räägime siin nagu huvitavast ajaloofaktidest veel, siis üks selline akronüüm või termin, millega kindlasti kõik on kokku puutunud, on siis UTM-id. UTM-id on siis need aadressi URL-i parameetrid, millega sa saadad Analyticsile informatsiooni, mis kampaaniast sul mingi traffic on sisse tulnud. Ja siis UTM ongi tegelikult akronüüm sõnast Urkin Traffic Monitor. Et see on selline ajalooline faktike ka siia. Et ajas edasi minnes aastal 2007, siis Google väljastas sünkroonse koodijupi, hiljem muudeti asünkroonseks, see tähendab, et GA-skripti sai paigutada hoopis veebilehe päisesse, see tähendas kiiremat laadimist, täpsemat andmekogumist. Ja aastal 2013 juhtuski see, et võeti kasutusele siis tänase päeva standard Universal Analytics ja see oli hästi mastaapne uuendus ka tol ajal, sest sinna lisati hästi palju uusi funktsioone nagu multi-channel funnelid, custom dimensioonid, real-time reporting, kõik sellised asjad.
Ja nüüd aastal 2019 juhtus siuke asi, et loodi siis beta või toodi avalikkuse, et uus beta versioon uuest property tüübist, mis siis nimetati tol hetkel Apple's Web Propertiks. Ja just nimelt see beta toode ongi siis tänaseks päevaks ümber bränditud kui GA4 ning oma olemuselt tegu on siis tegelikult täpselt sellega, mida see esialgne beta nimi väljendas. Et ta ongi siuke katse ühendada siis app tracking library, mis on teistiti tundub kui Firebase ja standardne Universal Analytics. Nagu ma ütlesin, siis Google Analytics 4, nagu ütlesin, see on katse ühildada siukene Firebase ja app tracking ja Universal Analytics ja selle protsessi puhul tegelikult alati oligi suurimaks takistuseks siis see, et need kaks tööriista kasutavad täiesti erinevaid andmekogumismudeleid, et kui Universal Analytics kasutas siis hit-driven andmemudelit, siis Firebase kasutas alati event-driven andmemudelit. Ja ma tean, ma kaldun nagu hästi siuksele eesti-ingliskeelse vahepealsele nagu territooriumile, et ma üritan siin nagu kuidagi Estofiile solvamata nagu seletada nende kahe erinevust, et traditsiooniline hit-driven andmemudel nagu see, mida kasutab Universal Analytics, ta lähtub oma andmekogumises hittidest ehk siis põhiliselt page view hittidest ja kogu andmemudeli keskmes ongi siis sessioon, mis sisuliselt on kogum erinevatest page view hittidest. Nüüd page view kui selline ongi siis Universal Analyticsis keskne meetrika, sellest on omakorda tuletatud igasugune muu meetrika, nagu näiteks põrkemäärad, lehel veedetud ajad ja nii edasi. Nüüd event-driven andmemudel, mida kasutab GA4 ja mida kasutab Firebase, see on algusest peale olnud ka Firebase'is kasutusel ja see analüüsi kasutajate käitumist natuke teise loogika alusel, et seal ei ole page view'sid, vaid iga interaktsioon, mida kasutaja sinu lehe või äpiga teeb, on event eraldi. Et kuna Firebase on olemuselt mobiilirakenduste trackimiseks mõeldud platvorm, siis see lähenemine ongi loogiline, kuna mobiilirakenduste kasutusteekond ei pruugigi koosneda lehe vaatamistest nagu standardne veebileht. Nüüd GA4 puhul kasutatakse siis Firebase'ist tuntud andmekogumismeetodit ehk siis event-driven andmemeetodit ja seal on nagu mitmeid põhjuseid, et ühest küljest võimaldab see andmeid koguda senisest oluliselt rohkem ja suurema paindlikkusega. Et kui Universal Analyticsi puhul event tähendas hästi piiratud asja, event tähendas seda, et sul on unikaalne event, sellel peab olema category, action, label, võis olla ka value küljes. GA4 puhul event tähendab midagi muud. GA4 puhul event on lihtsalt üks unikaalne identifikaator, mis ütleb ära, mis juhtus ning kuni 25 eri parameetrit, mis siis mis võimaldavad sul kaasa panna selle evendiga igasuguseid andmeid, mis sa ise vähegi tahad kaasa panna. Kui sul on GA4 Enterprise 360, siis minu teada see parameetrite hulk tõuseb veel 100 per event, mitte 25. Ja see võimaldab ka analüüsida andmeid tegelikult senisest nagu paindlikumalt ja seda eriti funneli vaates, aga ma räägin sellest kohe paar slaidi eespool natukene lähevalt. Et nii palju sellest, et mille poolest GA4 eristub oma eelkõest tehniliselt, aga kui me räägime natuke sellest, millest on siis GA4 uut teie kui kasutajate jaoks, neid punkte tegelikult siin on palju ja see ettekanne, kui ma need kõik hakkaksin välja tooma, veniks päris mitu tunni pikkuseks ilmselt, aga ma üritan siinkohal välja tuua siis nagu mõned sellised reljeefsemad näited ja aspektid, millega valdav osa teist siis kindlasti esimeste kasutusnädalate jooksul aktiivsemalt kokku puutuma hakkavad. Esimese teemana puututaks siis enhanced measurement'i ehk siis, nagu ma nimetan seda koodivaba event tracking ut. Et kui sa implementeerid Universal Analyticsi oma veebilehele, nagu sa siiamaani oled teinud, siis ainsad vaikimisi eventid, me ei saa neid eventideks isegi nimetada, vaikimisi asjad, siis, mida Universal Analytics on võimeline trackima, ongi page view'd ning kõik sellised meetrikad, mis siis page view'dest on võimalik tuletada. Enhanced measurement, mida pakub GA4 seostu, see võimaldab siis karbist välja lahendusena trackida juba hulgaliselt erinevaid evente, mis siis varasemalt nõudsid mingisugust event tracking ut läbi Google Tag Manageri juba. Ja see tähendabki seda, et karbist välja kujul GA4 suudab trackida juba scroll evente, video vaatamisi, igasugu muid toimetamisi seal lehel. Põhjalik ja korrektne implementeerimine, kus sa kasutad ära nii palju datat, kui sul on igasuguste interaktsioonide kohta. See nõuab endiselt lisaarendusi, aga ikkagi standardse tootena GA4 on võimekus koguda, analüüsida rohkem andmeid kasutajate kohta karbist välja lahendusena, kui seda oli Universal Analyticsil. Uuenenud kasutajaliides on tõenäoliselt esimene uuendus, mis valdaval osale kasutajatest päris tõsiselt silma hakkab ja see on hästi polariseeriv teema tegelikult, et nagu ma mainisin, Universal Analytics arendati või reliisiti aastal 2013, mis tähendab, et ta on tegelikult üsna pika elutsükliga toode ja tema elutsükli jooksul on talle käigu pealt lisatud pidevalt igasuguseid uusi funktsionaalsuseid.
Ja selle tulemusel on siis sinna user interface'i lisatud pidevalt uusi elemente, uusi linke, aga see kasutajaliidest nagu nullist ümber tehtud nende aastate jooksul tegelikult ei ole. Ja ühest küljest see ongi siis viinud nagu selleks olukorrani, kus inimesed küll jorisevad, et kasutajaliides on muutunud kirjuks ja hästi nagu keeruliselt navigeeritavaks, aga teisest küljest on inimestel tekkinud ka teatav harjumuspärasus sellega. Nüüd GA4 on siis kasutajaliidest hästi oluliselt minimeerinud ja lihtsamaks teinud, et kui Universal Analytics siis oli sul avalehe menüü elemente kokku 111, kui sa niimoodi kõik nestid seal lahti tegid, siis GA4 on neid vastavalt ainult 24, et see tähendab kõik, kes on nagu seni harjunud GA3 menüü struktuuri ja drill-downiga, nad võivad esialgu olla nagu GA4 puhul natuke kitsikuses, et isegi kui mingid funktsioonid on olemas, siis nad võivad menüüs olla veits peidus ja raskesti leitavad. Kui me nüüd taandume ennast tänase webinari teemale korraks tagasi, siis üks suurimaid boonuseid GA4 puhul on senisest oluliselt paindlikum viis erinevaid funneleid luua, analüüsida. Et Universal Analyticsis oli võimalik luua goal funneleid, aga need olid hästi piiratud. Ja miks nad piiratud olid sellepärast, et need sammud, millest üks funnel koosnes, olid väga nagu kitsalt ette antud, et funnel võis lõppeda kas konkreetse goaliga, mis või siis olla kas page view goal, destination goal või event, ning funneli sammudeks võisid olla ainult page view ehk lehe vaatamised ja siin nagu mingit laveerimist selles suhtes ei olnud. Nüüd funnel analysis sektsioon GA4 siis annab GA4 kasutajatele sellise võimaluse, mis oli tegelikult eelnevalt võimalik ainult GA360 kasutajatele. Ehk siis tähendab, et sa võid luua sellise funneli, mis koosneb kuni 10 sammust ning iga samm võib olla tegelikult midagi muud, mitte ainult page view, see võib olla event. Ja see juba võimaldab sul analüüsida ja mõtestada oma kasutajate teekonda nagu senisest oluliselt rohkema detailsusega ja läbimõeldusega. See annab ka võimaluse süübida natukene konversioonilehtri või funneli sammudesse senisest rohkemate detailidega ja võib-olla siis natuke identifitseerida erinevaid pudelikaelu selles protsessis. Kui me räägime näiteks konversiooni funnelist, siis kui sa oled ära kaardistanud, mis sammudest sinu keskpärane standardne conversion funnel koosneb, siis siia funnel raportisse on võimalik sul lisada kõik need sammud, kas siis eventide või page view'de näol. Ja mis teeb selle nagu raporteerimismeetodi hästi ägedaks, ongi see, et sa mitte ainult ei saa analüüsida, mis siis koguses sul kasutajaid liigub siis nagu ühest lehtrisammust teise, nagu sa ennem said, vaid sa saad ühtlasi näha, kui kaua võtab näiteks kasutajal aega, et jõuda ühest sammust teise. Sa saad analüüsida, kuidas need andmed kõiguvad erinevates segmentide lõikes, näiteks erinevatel seadmete, erinevates sotsiodemograafilistes rühmades ja nii edasi. GA4 see on selline huvitav asi, et ta pakub kasutajatele hästi palju uut, aga me peame nagu meeles hoidma, et tegu on ikkagi endiselt tootega, mille puhul mingeid funktsionaalsusi kindlasti lisatakse, arendatakse, parendatakse ja tegu pole kaugeltki mitte täiusliku tööriistaga, et sellega kaasab mingil määral ka oma valukohti probleeme ja kui teeme kiire läbilõike mõndadest nagu miinustest, millega tuleb GA4 kasutama hakata arvestada, siis esimene kindlasti on see, et kuna GA4 kasutab täiesti teistsugust andmekogumismudelit võrreldes oma eelkäijaga, siis GA4 kasutusele võttes ei tule üle sinna ajaloolisi andmeid. See tähendab, et võimekus analüüsida andmeid aastast aastast või year vaates tekib alles aasta pärast GA4 kasutama hakkamist. Ja see omakorda tähendab, et mingi perioodi jooksul turundajad peavad paraku kasutama GA4 paralleelis veel Universal Analyticsiga, mis teeb selle turundajate töö nagu teatud aspektist veits keerulisemaks. Varasemalt mainitud GA4 kasutajaliides oluliselt minimalistlikum võrreldes oma eelkäijaga, et see tähendab siis kõik, kes on nagu vana kasutajaliidesega harjunud, siis see GA4 kasutusele võib olla veidikene keeruline protsess, nõuab veidike ümberharjumist. Ja ka seda ümberharjumist ei nõua ainult kasutajaliides, et seda nõuab ka muud aspektid, ikka teatud meetrikad, et kui me oleme siin varasemalt harjunud näiteks analüüsima lehtede bounce rate'i põrkemäära, mis tähendas siis mitte ühtegi interaktsiooni mitte teinud inimeste osakaalu lehel, siis GA4 puhul me peame analüüsima hoopis selle sisuliselt vastandit ehk engagement rate'i ehk siis hulka inimestest, kes tegid midagigi peale lehele saabumist. See tundub nagu tilluke muudatus, Ookean koosneb tilkadest, eks hulk selliseid mikromuudatusi, see võibki muuta siis selle kasutusprotsessi tavakasutaja jaoks veidikene keerulisemaks. Nii, nüüd oleme Google'i kohta omajagu kuulnud ja räägiks natukene Facebookist ka. Ja kui nüüd hakata selle ostutunneli peale vaatama Facebooki poole pealt,
siis tegelikult, kui nüüd eelnevad sammud, kõik ostuteekonna kaardistamine, data layer'i, event'id, kõik on nagu korrektselt tehtud, ka Google Tag Manager on veebilehele lisatud, siis tegelikult see Facebooki osa on käkitegu, et selle lisamine ja sinna nende event'ide ja info saatmine ei ole kuidagi nagu sellest momendist, kui need kõik 3 eelnevat sammu on tehtud, on juba mitu korda lihtsam. Aga siiski nagu platvormidele kohaselt ikka mingid väikesed erisused on ja Facebooki poole pealt eelkõige just info tõlgendamise koha pealt on kõige suurem vahe just nende event'ide tõlgendamisel. Ehk siis Facebookil on loodud 2 moodi, ühed siis nende poolt eeldefineeritud standardsed event'id ehk siis standard events ja teised kõik, mis jäävad siis nendest standardsetest lahendustest väljapoole, mis ei ole näiteks tavalised ostuteekonna osad nagu ostukorvi lisamine, tootelehe vaatamine, checkout või ost, siis need kõik jäävad custom event'ide alla ehk siis erilahendustena defineeritud event'ide alla. Muidugi kõige lihtsam on võtta lihtsalt need eeldefineeritud ja ette loodud Facebooki poolt ette antud koodid ja neid kasutada oma veebilehel. Ehk siis, et nii palju kui võimalik oma ostutunneli infona Facebooki jaoks ära tõgendada standard event'idega. Aga tihti tuleb ikkagi ette, et kui me nüüd tahame hakata siin erinevaid checkout'i samme trackima, siis paratamatult tuleb meil ka neid erilahendusena tehtud event'e looma hakata. Ja põhiline asi siinkohal, nüüd ütleme niimoodi, et see koodi kirjutamine, see koodi jupp seal arendajale raskust ei tohiks kuidagi omada, sellepärast, et kood käib ikka samamoodi, seal see info, mis sealt edastatakse, on ikka samade ridadena, lihtsalt tuleb oma nimetusega defineerida. Aga minu soovitus lihtsalt nüüd pärast neid Facebooki poole pealt kasutades on see, et kohe algselt mitte tõtata neid kampaaniate optimeerimisel kasutama, eriti siis, kui teil ei ole defineeritud näiteks selle event'i väärtust. Et kui teil ongi nüüd mingi tegevus veebilehel, millel teil ei ole lisatud rahalist väärtust, siis mina mõtleksin ikkagi 2 korda üle, kas hakata kohe kampaaniaid sellele optimeerima. Muidugi alati, kus on lahendus, on ka erandid ja erandina siinkohal eelkõige ongi just see, et kui nüüd see tegevus, millele te optimeerida tahate või see custom event ongi reaalselt veebilehel teil nüüd kõige tähtsam tegevus, et teil ei ole seal näiteks ostu või kõige lihtsama näite saab tõenäoliselt tuua autotööstusest, kus on tõenäoliselt veebilehel üks tähtsamaid tegevusi siis selle proovisõidule registreerimine. Et see võib olla kõige tähtsam, seega seal jällegi on lahendus või see põhjus, miks sa peaksid sellele võib-olla optimeerima. Ja kui nüüd Facebooki poole pealt hakata neid seadistusi tegema, siis minimaalselt mina soovitangi alustada siis nendest Facebooki eeldefineeritud eventidest, standard eventidest, milleks siis on 4 kõige tähtsamat: view content, siis tootelehe vaatamine, add to cart, initiate checkout to purchase. Ja nende puhul kindlasti meeles pidada ka see, et taaskord ikkagi kõiki neid muutujaid ja parameetreid, mis te enne lasite data layer'isse arendajal saata mingite tegevuste kohta, et need kindlasti jõuaksid ka Facebooki. Ja seal on paar väikest erisust veel. Aga nüüd võib-olla selline just ostuteekonna optimeerimisega seotud selline lisanõuanne, et kui hakata siin reaalselt Facebooki reklaamidega oma ostuteekonda aktiivselt toetama, et siis näiteks lisaks kõige lihtsamatele või sellistele enim levinud lahendustele nagu dünaamilised tootereklaamid, siis mis on nagu ainult retargetingu peale üles ehitatud, ehk siis, et kui inimene on toodet vaadanud, aga ei ole ostnud, et nendele midagi ka lisandväärtust teha, et midagi lisaks, et veel toetada seda, siis teha näiteks cross-selli. Ehk siis, et inimesed, kes on näiteks ühe kategooria tooteid vaadanud, aga ei ole ostu sooritanud, siis äkki nad ei tahagi selle kategooria toodet osta ja neile hoopis reklaamida mingi teise kategooria toodet. Üks
näide, mis mul kohe meeles on, mida tuua näiteks rõivatööstusest, on näiteks spordiriietega või spordijalanõudega, et näiteks kui inimene on käinud vaatamas Nike jalanõusid ja ei ole neid ostnud, äkki ta ei tahagi Nike jalanõusid, näidake talle Adidase või muidugi täiesti teisest seinast brändid võib-olla, aga Adidase ja Reeboki jooksujalatseid näiteks. Või siis veel edasiarendusena hoopis, kui ta on ikkagi endale jooksutossud ära ostnud, näiteks reklaamida siis jooksuriideid, et ta ostaks ka spordisärgi või spordipüksid. Ja siinkohal tagasi sõna Rogerile. Niimoodi, vaatame seda oli. Et üks hästi oluline osa siin kasutaja ostuteekonna jälgimisest ja jälgimises ja optimeerimisest on siis pudelikaelade tuvastamine ja likvideerimine. Me rääkisime hästi põgusalt selle teemal siin GA4 funnel reporting osas, et me rõhutasime, et kui te vaatate sellist funneli vaadet oma ostuteekonnast, on siis hästi üüratult oluline aru saada, et kas ja kui palju jõuab ühest etapist teisi kasutajaid ja kas see hulk on siis üldiselt piisav konversiooni sinna lehtri viimasesse etappi jõuda, et inimeste hulk oleks piisavalt suur, et äri oleks kasumis. See analüüs on üüratult kasulik, aga siin tuleb arvestada sellega, et nagu pudelikaela avastamine ei pruugi alati tähendada selle probleemi algallika tuvastamist. Et omajagu sõltub siin ka sellest, et kui suures detailis on sul ostuteekond ära träkitud GA4 poolest või Analytics'is. Aga kuna GA4, nagu ma ütlesin, sinna tohib kuuluda maksimaalselt kuni 10 sammu ühes call funnelis, siis me ei saa rääkida siin liiga detailsest funnelist veel omakorda. Hästi markantne näide võib-olla, aga võtkeme siin näiteks olukorra, kus me näeme, et e-poe checkout funnelis on tekkinud mingisugune pudelikael, inimesed drop-offivad näiteks enne mingi pangalingi valimist, lahkuvad ilma ostu sooritamata ja kui me nüüd lähtuksime ainult GA nagu conversion funnelis, siis meil jääkski tegelikult infost väheks, et aru saada, kus see probleem tegelikult asetseb. On täiesti võimalik, et me võime teha siin mingi väära järelduse, eeldada näiteks, et kasutajad lahkuvad lehelt hoopis seetõttu, et nad ei leia sobivaid maksemeetodeid, pangalingid on katki midagi sihukest, aga reaalsus võib olla hoopis see, et inimesed peavad enne pangalingile vajutamist nõustuma ka ostutingimustega ja võib-olla see tingimustega nõustumise linnuk jääb paljudele kasutajatele märkamatuks. See on lihtne ja loll näide, aga illustreerib väga edukalt, miks on tihtipeale lisaks selle kvantitatiivset datat koguvatele tööriistadele vaja kasutada ka siis kvalitatiivset datat rakendavaid tööriistu, mis annavad sulle natukene otsekohesema vaatepildi, mis su kasutajad seal lehel teevad. Üheks kvalitatiivset datat rakendavaks tööriistaks ongi siis session recorderid eestikeelse sõnaga, ise mõtlesin välja, sessioonitalletustööriistad. Tegu on siis selliste tööriistadega, mis võtavad välja siis nagu valimi kasutajad, kes tulevad su kodulehele, sinu e-poodi ning talletavad nende kasutussessiooni täies ulatuses. Paljude kasutajate, paljude tarbijate jaoks siin on juba tegu hästi privacy intrusive tarkvaraga. Arvestades, et talletatakse ju tegelikult kõik tooted, mida kasutaja vaatab, kuidas ta navigeerib erinevate lehtede vahel. Need tööriistad mingil määral hoolivad kasutajate privaatsusest. Kui me räägime näiteks Hotjarist, mis on vaieldamatult populaarsem tarkvara selliseks tarbeks, siis vaikimisi peidab Hotjar oma sessiooni salvestuses juba ära kõik täidetavad tekstilahtrid ja kui sellest jääb veel väheks omakorda, siis sätetest saab defineerida veel omakorda, mis andmeid recordingutes peita ja mida kuvada nendes salvestustes. Ja see nüüd tähendab, et kuigi tegu on endiselt üsna privacy intrusive lahendusega, siis seda on võimalik muuta kasutajate jaoks võimaliku privaatsussõbralikuks. Siin tasub mainimist ka, et enamus sellistest tööriistadest pakuvad igasugu lisafunktsionaalsuseid. Kui me räägime siin näiteks Hotjarist, Crazy Eggist, mis on võib-olla paari populaarsemat tööriista, mida sellisteks tarbeks kasutatakse, siis üks enam levinumaid tööriistu, mis lisaks session recordingule kasutatakse, on ka siis heatmapping. Et heatmapping on tegu siis visuaalse kuvandiga veebilehest, kus on siis värviskaalaga näidatud, mis aladele kasutajate klikid, interaktsioonid kõige rohkem langevad. Oma isiklikust seisukohast lähtudes ma ei näe sellel funktsionaalsusel liiga palju võlu ja seda eelkõige kahel põhjusel. Et esiteks, minu olukorras need ei ole andnud erilist värsket sisendit. Veebidisain üldiselt liigub üsna minimalistlikku joont pidi juba viimased mitu aastat ning see elementide hulk, eriti above the fold esimese page load'i puhul, millega inimesed üldse interakteeruda saavad, see on üsna piiratud. See tähendab, et kui su e-poe avalehe visuaal tegelikult koosnebki ainult ühest suurest päisepildist ja paarist menüü elemendist, siis ma võin sulle ilma heatmapita juba suht kindlalt öelda, et valdav osa pilkusid ja interaktsioon langebki sellele paarile üksikule klikitavale elemendile.
Jah, on nii-öelda eriolukordasid, kus see heatmapper võib kasuks ka tulla, et kui tekib näiteks, ma ei tea, kahtlased inimesed klikivad valele elemendile, kui tahaks teada saada, kui sügavale lehel scrollitakse, siis sellistes olukordades saab heatmapperit kasutada, aga nagu varem rääkisime, siis näiteks scroll event'id on GA4-s juba out of box lahendusena trackitavad, mis tähendab seda, et selle info saab tegelikult GA4-st ka kätte. Ja võib-olla teine põhjus, miks nagu heatmapperid minu jaoks natuke kaheldava väärtusega ongi see, et nende töömetoodika nagu lähtub sellest printsiibist, või postulaadist, et kasutaja pilt liigub sünkroonis tema kursoriga, mis tegelikult ei vasta nagu eriti tõele ja võib ka anda natuke vale signaali. Väike näide siia heatmapist lihtsalt vahele. Nüüd minult on hästi palju küsitud, et mis kasu nagu session recorderite kasutusest, kuna nagu ma just mainisin ka, et tegu on üsna kvalitatiivset datat kuvavate tööriistadega. Sagedasem nagu nurhin tulebki selles osas, et nendest mingi kvaliteetse info kättesaamine, see nõuab juba üsna suurt ajalist investeeringut, üsna suurt pühendumust. Ja ma olen suuresti sellega nõus, et Hotjari aktiivne või ükskõik mis session recorderi aktiivne kasutamine, see ongi väga ressursinõudlik töö. Aga ma selles olukorras olen hästi palju oma klientidele püüdnud seletada, siis session recorderite olemasolu, see on nagu pigem hea trump, mida oma tagataskus hoida. Ja see ei olegi kõige ratsionaalsem, mida recording käia seal igapäevaselt läbi vaatamas. Nende võlu väljendubki, kui neid vaadata eelkõige kui tööriistu, mille abil oma probleemide algpõhjuseid tuvastada ja troubleshootida. See tähendab, et on oluliselt lihtsalt parem, kui need tööriistad on vajaduse tekkimisel juba olemas konfigureeritud, kui see, et sa pead tagantjärgi kahetsema, et nad sulle lisatud ei saanud. Kuniks me räägime siin otsapidi igatepidi analüütikast, siis me ei pääse paraku üle ka ümber ka GDPR-ist ja muudest andmekaitse regulatsioonidest ja direktiividest ja kollidest, mis mõjutavad seda ja mõjutavad seda, kas ja kuidas me saame üldse oma lemmikuid analüütika tööriistu lehel kasutada. Ja kui me alustame sellest, et kuidas mõjutab erinevate andmekaitse direktiivide kasutusele võtt, siis näiteks Google Analyticsit, siis otseselt kuna GA kasutab oma töös kasutajate andmeid ning need pole hädavajalikud lehe toimimiseks, siis eeldabki Analyticsi kasutusele võtt juba kasutajate selget nõusolekut. Ma rõhutan siin nagu igaks juhuks üle veel selle sõna selge nõusolek. Ma teen selle nagu seetõttu, et hästi suur ja tubli protsent tegelikult Eesti veebisaitidest ei rakenda seda analüütika küpsiste kasutamisel nõusoleku küsimist veel nõuete kohaselt. Et neid nõusoleku tüüpe, mida kohalikud siis Eesti veebihaldurid kasutavad, need on hästi palju seinast seina, mõni rohkem seaduspärasem, mõni vähem. Need on aknad, mis teavitavad kasutajaid, et veebileht kasutab küpsiseid, kasutajal lastakse vaid nõustuda, on teavitus, mis lasevad teoreetiliselt kasutajal ka keelduda, funktsionaalselt nad ei tee mitte midagi. Ma olen ka kohanud isendeid, mis laevad lehelaadimise korral kõik analüütika trackerid sisse ja kasutaja keeldumise korral kustutavad need ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd, kui me räägime proper cookie consent'ist, siis väga lihtsustatud kujul näeb see välja umbes selline, et kasutajal peab olema võimalik siis kas linnukeste ja raadionuppude või mingi muu meetodil anda selge signaal, et ta on nõus eri tüüpi küpsiste kasutamisega ja siin on nagu oluline välja tuua veel see, et eraldi nõusolekud peavad nõudma analüütika tööriistade tarbeks vajalikud küpsised kui ka siis reklaamtegevuseks vajalikud küpsised. Ma võin au ja uhkusega tõdeda, et meil on kliente, kes on läbi teinud selle kadalipu ja muutnud oma lehe siis igasuguste andmekaitse direktiividega compliant'iks või vastavaks eesti keeles. Aga siin, nagu ütleb see vana hea ütlus, siis mitte ükski heategu ei jää karistamata ja just nende klientide puhul, kes selle teinud on, me oleme täheldanud sellist kurba tõsiasja, aga ilmselt enamus inimesi võisid juba eos eeldada, et valdav osa siis kasutajatest, kes veebi tulevad, nad eelistavad lihtsalt ruttu vajutada esimesele nupule, mis selle consent akna kinni paneb, mis tähendab seda, et väga korrektse implementatsiooni puhul neid kasutajaid me analüütika perspektiivist enam ei näe. See nüüd tähendabki omakorda siis, et erinevatele kogemustele tuginedes võib sul siis analüütiksist mingi hetk kaduma minna circa 70% kõikidest siin absoluutmüüdikutest. Et sul kukuvad lehevaatamised, sessioonid, konversioonid, kõik meetrika, mida selgitas absoluutarvudes. Need suhtarvud, need jäävad laias laastus paika pidama, aga absoluutarvude kadumine või selline, see võib mõjutada ka nende kvaliteeti, et siinkohal sõltub hästi palju sellest, kui palju jääb seal alles neid konsenti andnud kasutajaid, kellele tuginedes neid suhtarvusid siis omakorda tuletada. Mis oleks sellises olukorras lahenduseks, kui nüüd tahaks olla ikkagi seadusega vastavuses, teisest küljest ei tahaks kogu oma datast ilma jääda. Laias laastus ma saan siin põgusalt rääkida nagu kahest hüpoteetilisest lahendusest, millest ühte on võimalik juba peaaegu 100% praegu kasutada, teist veel 100% päris mitte.
Esimeseks lahenduseks oleks võtta siis kasutusele mõni alternatiivne tööriist, mille puhul ei kehti niivõrd ranged andmekaitseregulatsioonid ja üheks selliseks näiteks nendest tööriistadest on Matomo, mõni teab seda endise nimega kui Pivik Analytics. Ja need sellised tööd on ka muid alternatiive ja need tööriistad eristuvad GA-st hästi mitme teguri poolest ja esimene neist on andmete omandus. Kui me räägime Google Analyticsist, siis me räägime eranditult kolmanda osapoole tööriistast. Me räägime koodidest, mis laetakse sisse välisest serverist, me räägime andmetest, mis peale kogumist kuuluvad sellele samale kolmandale osapoolele ehk Google'ile. Nüüd tööriistad nagu Matomo, nad on selles perspektiivis üsna eristuvad, nad annavad juriidiliselt data ownership'i 100% veebiomanikule ja sellele lisaks Matomot on võimalik käivitada ka kliendi enda serverist, need andmeid on võimalik talletada kliendi enda andmebaasis ja selle kõige tulemusel Matomot on võimalik lehel käivitada ja jooksutada ilma kasutajapoolset nõusolekut vajamata. Nüüd Matomol ja kõikidel enamustatud counterpartidel on üks suur miinus võrreldes Google Analyticsiga ja selleks on nende tööriistade lihtsus tegelikult ja lihtsus natuke halvas põhimõttes just, et kui GA on mingilgi määral juba turustandard, mida on arendatud peaaegu viimased 20 aastat, Matomo funktsionaalsus ja integreerimisvõimekus, need jäävad GA-le valdavalt kõvasti alla ja see ongi siis see põhjus, miks me oleme hästi palju oma klientidel soovitanud võtta mõlemad tööriistad paralleelselt kasutusele, mitte asendada üks teisega. Et kuniks Google Analyticsis puuduvad tervikandmed kogu selliselt, siis saab selle tööriista endiselt kasutada analüüsimaks erinevaid suhtnumbreid, näiteks põrkemäära, konversioonimäära, sellised asju. Aga paralleelselt saab siis Matomot ja mingid muud tööriista kasutada selleks, et analüüsida mingeid erinevaid absoluutmöödikuid, ehk siis näha, kui palju sul lehele üldse külastusi kokku tuleb. Ja seeläbi me usume, et mõlemat lahendust paralleelselt kasutades on siis võimalik saavutada võimalikult terviklik vaade oma veebianalüütikast ja veebikülastatusest. Nüüd, kui alternatiivse tööriista kasutuselevõtt tundub natuke liiga töömahukas või tülikas, siis päris lootusetuse olukorrad siiski pole. Et ega see vähese konsendi andmise probleem pole Google enda jaoks ja tegelikult võõras mure, mis tõttu neil on ka loodamas selline featuur nagu consent mode. Sisuliselt ma üritan seda võimalikult inimkeelest seletada, mida see tähendab, on see, et mõningase lisakonfiguratsiooniga on võimalik siis Google Analyticsi või siis Tag Manager Tagile anda edasi info, kas kasutaja on andnud enda jälitamiseks nõusoleku või mitte. Ja vastavalt nüüd sellele muudetakse siis Google Analyticsi tööloogikat selle lehele. Kui on nõusoleku on olemas, siis kõik toimib edasi nagu ikka, kõik elu on lill. Kui see puudub, siis välistatakse küpsiste kasutamine selle kasutaja jälgimiseks. Ja selle asemel siis tekitatakse iga lehe laadimise korral üks unikaalne identifikaator, mis saadetakse siis päringuga selle lehega seotud GA kontole. Ja GA4 nüüd tulevikus siis üritab võtta kõik need päringud kokku ja modelleerida nendele tuginedes siis mingid andmeid ja kuvada sellele tuginedes customly kokku pandud statistika, mida tema hüpotiseerib, mis võiks olla lehe külastatus kogu statistika tema hinnangul omakorda. Hetkel, miks ma ei julge sellest liiga laialt rääkida, on see, et hetkel on võimalik consent mode'i koodi poole peal juba implementeerida, aga neid modelleeritud andmeid GA4-s veel võimalik ise kuvada pole. Ehk siis praegusel hetkel on võimatu öelda, kas saab olema piisavalt kvaliteetne, et seda usaldama hakata ja usaldama jääda. Me tuiskasime siin hirmus ja kartuses, et meil jääb aega väheks kõikidest oma slaididest tubli ajavaruga üle. Ma nägin, et meil hakkas siin chatis mingisugune elu vahepeal keema. Nii et me võime käia mõned küsimused üle, mis siin chatis ka on, näiteks, kui see kõigile sobib. Jaa, tead, nende Hotjar on hea, et sa mainisid seda, et on selline huvitav, ma ei tea, kas see on kokkulangevus, aga sel nädalal ma olen saanud 3 või 4 vist isegi juba praeguses, kui nüüd pille ka juurde panna, ettevõttelt küsimuse või mure, et on platvormi uuendatud nii WooCommerce'i kui Prestat ja ka Magentot ja näiteks Hotjar enam hästi ei tööta. Peep on meil Magento poest ka siin, kes juba kirjutas sinna, et Peep, kui sa viitsid ja tahad, pane ka mikrofon sisse, et arutame korraks sel teemal. Ma saan aru tegelikult, et see oleneb arendusest ja platvormist, eks ju, et miks, ega sa Roger ei oska öelda, et kas siin võib olla kuidagi, kas see pigem ei ole ju Hotjari poolne, vaid on pigem arenduse poolne
probleem? Siin Peep vastas selle ilusti ära juba, et need andmeväljad on võimalik täitsa on suppressida, et on võimalik, kui Hotjar läheb nagu oma privaatsusega natuke liiga hulluks, et peidab mingid andmed ära, mida ta peitma ei peaks, siis need andmed on võimalik ikkagi uuesti välja tuua ka seal. Et nagu ma ütlesin, on võimalik peita andmeid, aga on võimalik neid ka välja tuua omakorda. Et siin ei ole lihtsalt, et see on praegu kokkulangevus, et on palju küsimusi tulnud, et pigem on see lihtsalt nii-öelda peaks seadet üle vaatama. Mis ma lugesin, üks küsimus siin, mis oli veel korraks Maarja käest, oli GA4 seadistamine, et kas see nõuab arendajatelt midagi uut, täpsemat teadmist. Sõltub sellest, keda me siin arendajaks peame. Nüüd, kui me peame arendajaks inimesi, siis neid toredaid tegelasi, kes lihtsalt e-poe koodi kirjutavad, siis nende puhul tegelikult mitte midagi ei muutu võrreldes siis varasemaga, et kui meil Universal Analytics, siis arendajatel ideaalses stsenaariumis oli siis kohustus pushida kõik eventid data layer'isse, kõik andmed panna data layer'isse kaasa, siis tegelikult GA4 puhul see loogika töötab täpselt samamoodi, et kuniks arendajad on pushinud kõik andmed data layer'isse, siis Tag Manageri poolt see nii-öelda setup näeb natuke teistsugune välja, aga Tag Manageris on võimalik GA4 ära konfigureerida väga edukalt, et kui arendaja on data layer'it õppinud kasutama juba Universal Analyticsi puhul, siis tema jaoks tegelikult midagi kardinaalselt ei tohiks muutuda. Okay. Tööriistadest konkreetsemalt, et küsimus selle koha pealt, et GA4-st me juba rääkisime, aga nüüd Funneli teemast, et Matomost rääkisid ja Hotjarist, eks ju, et oskate veel 1, 2, 3 tööriista nimetada, mida soovitate kasutusele võtta kindlasti? Tööriist on palju. Ütleme, ma ise siin tegin just enne, kui ma seda webinari ette valmistasin, ma googlesin hirmsa hooga erinevaid analüütika tööriistu, mis oleksid alternatiivid siis Google Analyticsile, just eriti selle nagu GDPR-i perspektiivist. Ja siis ma leidsin Redditist mingi ägeda threadi, kus oli toodud välja nagu terve pikk nimekiri erinevatest tööriistadest. GDPR compliant alternatiivi pakuti, siis Motomo ja Plausible olid need 2 tööriista, mis saab kindlasti välja toodi, aga neid oli seal veel, Heap oli ka üks nendest veel. Et neid oli seal igasuguseid veel ja mul see nimekiri kord pole meeles, ma võin selle pärast inimestele laiali siin saata veel, kes tahavad neid uurida, et nii on. Sa lubasid, et teete pärast ühe kokkuvõtva artikli, et ma meelega ütlen seda, et siis et sellest ei pääseks, et siis võite sinna lõppu ka tegelikult ju mingi tööriistate soovitused panna, et 5 kuni 10 näiteks tööriista, mida kaaluda. Ja, absoluutselt. Et meil selline julge lubadus, mida me tahtsime siia lõppuga teha, on see, et me teame, et meil nagu näha on, siis meile Rasmusega mõlemale hirmsasti meeldib rääkida ja me siin nagu tuiskasime nagu hästi paljudest teemadest siin suure rutuga üle. Selle tulemusel, ma tean, et siin alguses juba Pille mainis, et see data layer'i teema jäi natuke nagu pinnapealselt kaetuks tema jaoks, et kui keegi tunneb, et mingid teemad vajavad veel sellist lisatäpsustamist, kui keegi tunneb, et tahaks meiega natukene rääkida oma erist, oma analüütikast, siis me oleme siin me oleme nõus selle 5 esimesele huvilisega täitsa ilma raha küsimata tegema esimese konsultatsiooni, et tuleme, räägime teiega hea meelega, et siis kas saab mulle otse kirjutada, meil on see meiliaadressi tulemas, saab ka Tõnu kaudu meiega ühendust võtta, et tuleme, räägime, aitame hea meelega. Okei, sain ma nüüd õigesti aru, et pakute näiteks 5 esimesele kiiresti reageerimale tasuta konsultatsiooni ja vaatate üle tööriistasid, annate soovitusi, kuidas parendada midagi. Täpselt. Väga äge. Tahaks isegi, aga ma ei kirjuta. Ei ka kirjutada. Küsimus tuli veel. Ja Konstantin kirjutas, kas tööriistade nimekirja saab, et Rasmus ja Rotsar kirjutavad pärast kokkuvõtva artikli ka veel, me paneme kodulehele üles tänase teema raames ja sinna lõppu lisame ka tööriistad, mida võiks kaaluda. Absoluutselt, et panen sinna kõik need, mida me täna kajastasime, panen sinna mõned muud ideed ka, mis võib-olla tänase sinna ajaraami sisse ei mahtunud ja saavad kõik välja toodud. Meil on täitsa veel 5 või 10 minutit ja kui keegi tahab midagi küsida, võib täitsa julgelt ka mikrofoni sisse lülitada ja häälega küsida, et hea võimalus küsida. Vastame, kui oskame. Isegi siis, kui ei oska. Isegi siis, kui ei oska, siis ma olen tunnupäev, ma vastan siis ka. No täpselt.
GA4 koolitus, no ütleme niimoodi, et kui ma oleksin suur müügimees, siis ma ütleksin, et jah, loomulikult pakume. Praeguses seisus ma olen ise ka selles faasis, kus ma olen esimese kliendi kontod viinud GA4 peale üle. Ma oskan seal 1,2 juba toimetada, ringi mõllata. Võib-olla ma ei nimetaks ennast veel nii spetsialistiks, et ma oleksin võimeline täiskoolitust seal temal pakkuma, aga kindlasti, kui on vaja sellist esimest sissejuhatust, kui on vaja natukene sellist käehoidlist, natuke mingit tutvustust, kus on, mis asub, siis sellega ma saan kindlasti hakkama ja sellega ma saan aidata. Et sõltub lihtsalt, kui suures detailist seda koolitust on vaja, ilmselt oleks otsene vastus. Me enne tänast algust kolmekesi omavahel ka vestlesime sel teemal, mis võib-olla korraks veel puudutada, et me aeg-ajalt, mulle endale, ma ei tea, kas meeldib seda teha, on nüüd õige öelda, aga tänase seminariga seoses ka nädal tagasi võtsin meie liikmete listist täitsa selles mõttes suvaliselt 10 e-poodi, panin ostukorvi nii külalise kui registreeritud kasutajana, aga kõikidel juhtudel sisestasin ka enda e-maili aadressi, mingi toote ära ei ostnud. Ja siis võtsin 5 välismaist e-poodi, need küll olid seotud kõik ühe hobiga, aga sellised mitte nagu väga tuntud e-poed, eks ju, samamoodi ostukorvi, et kas keegi tahab arvata, et mitu näiteks 10 meie liikmest saatis mulle pärast meeldetuletus e-maili, et mul jäi ost pooleli. Julgeb keegi pakkuda? 2-3. Juba teatakse täpselt. Päris hea. Et nii ta on jah, 2-3, aga ma võtan, selles mõttes võib-olla see on jälle meelevaldne, et ma võtsin puhtalt ühe nagu niši valdkonna, eks ju, et Lenne on sinu e-poodi sattud kahjuks sisse. Muidu oleks 3 olnud, mitte 2, et 10-st 2 Eesti e-poodi ja kusjuures ka päris suure viivitusega, et rahvusvahelistelt täpselt sellest enam-vähem on 5-st 4, eks ju, kes saadavad ja reeglina ikkagi suhteliselt kiiresti samal päeval. Et see on ikkagi tundide küsimus, kui esimese saad ja siis 24 tunni pärast teise meeldetuletuse. Et kas see on nüüd puhtalt tänase teemaga haakuvalt, et kas see on lihtsalt nagu analüütika seadistamise küsimus või Roger, sa mainisid, et see pigem on nagu eelarve ja firma sees mahamüümise küsimus, et oleks vaja investeerida rohkem? Ma valdun jah sinna paati, et tegu on, nagu ütlesin, et tegu on sellise investeeringuga, mis ei hakka sulle instantly raha tagasi tooma ja seetõttu kuniks see vajab nagu lisaarendamist, kuni see vajab nagu ressursse nii arenduskulude, tööjõukulude, kõige selle contendi loomise mõttes, siis on tihtipeale võib-olla nagu turundajatel natuke raske mõista, et miks ma peaksin sinna investeerima, kui ma ei saa kindel olla, et see mulle mingi ajaperioodi jooksul hakkab nagu rentaabliks muutuma. Võib-olla siin nagu peegeldaks selle küsimuse, et Lenne on siin maininud, et nende e-poest asi töötab, et ma peegeldaks selle küsimuse siis tagasi nagu kellelegi, kes on hiljuti seda võib-olla teinud, et kui kaua läks aega, et see asi nagu rentaabliks muutus või kui suur protsent üldse siis nendest inimestest, kellele skiiri laiali läheb, kui suur protsent õnnestub nad tagasi meelitada, konvertima panna. Et see oleks tegelikult, ma arvan, see kõigile päris ägedat sisendit juba, et või motivaatorit, et see asi ära teha. Erinevad uuringud näitavad, mis selles mõttes on ka tõsi, et umbes 70-75%, ma olen pikalt seda jälginud aastaid juba, et 70-75% ostukorvidest esmalt ju hüljatakse vähemalt. Selles mõttes on ta ka loogiline, et kui kas või enda peale mõelda, et sa kohe ei tee seda otsust ära, eks ju, et lähed vaatad veel kuskil mujale e-poodi, korraks veel mõtled, kas mul ikkagi on vaja nüüd 5 T-särki tellida, sealt on ju lihtsalt näide, aga ja siis umbes võib-olla pooled tulevad hiljem tagasi ja sooritavad selle ostu, et tegelikult ikkagi võiks öelda, et sa võid nagu 5-15% lisamüüki teha, eks ju, et kui sul see funnel ilusti töötab, et ega see investeering ei ole ju eriti suur selles mõttes rahaliselt, pigem on natukene teadmisi ja aega, eks ju, seadistamisele, et ta ei ole ju tegelikult ju suur investeering, et no muidugi lisaks seadistamisele, nagu ma mõtlen, et lihtsalt on selle võib-olla veel üks faktor, mis nagu suurt osa mängib on ikkagi lõpuks ka see, mida sa selle e-maili saadad, et sa võid selle e-maili välja saata, aga kui lihtsalt meelde tuletada, siis võib-olla ei ole nii suur kui see, et sa pakud ka mingit kommi, et pakud allahindlust või miskit muud.
Ja üks asi, mis mind ennast ka kriibib, on see, et Eesti ettevõtted pigem saadavad ka lihtsalt siukse lakoonilise ja suhteliselt algtasemel, et sul ei ostukorv pooleli, et siin on lihtsalt link, aga väga suured rahvusvaheliselt väga tihti on väga hästi selle sõnastanud, pakutakse lisasoodustust või lisaväärtust seal või siukse heas mõttes humoorikalt kuidagi see sõnastatud. Keegi tahtis veel siia vahele öelda. Ma lihtsalt ütlen siia vahele selle, et see lisasoodustus, see on ka siukene nagu natuke fitness slippery ice kuhu minna, et mulle väga meeldib, kui mulle tuleb nagu teavitus hiljem, et kuule, et siin on see kuradi T-särk, mida sa tahtsid osta, aga ei raatsinud osta, võtta 10% alla, on ju. Aga selle tulemus on lihtsalt see, et kui ma nüüd järgmine kord sinna poodi lähen, siis ma jäängi seda allahindlust ootama, et mul tekib nagu väga suur siukene, mul on väga keeruline endale ratsionaliseerida, et miks ma peaksin selle nüüd siis full price'i eest ostma, kui mul on väikegi šanss, et ma saan varsti selle siis mingi tooduka eest, on ju, et on siuke natuke slippery ja thin ice lihtsalt. Ja see soodustus, ma just tahtsin ka seda öelda, et see soodustus ei ole nagu alati hea pakkuda, et siis inimene jääbki ootama. Et see on jah siukene, et Konstantin küsis veel ühe huvitava konkreetse küsimuse, et see lähebki sinna GDPR-i, aga No statistika puhul, kui palju ma suudan jälgida, kui siin süsteemi piirangu, sa mõtled seda, et kui palju see su lehte aeglasemaks muudab niimoodi, siis ega see analüütika trackeri sissetõmbamine, see ei mõjuta su lehe laadimiskiirust nii tohutult, et seal peaks nagu mingeid möönduseid tegema. Kui palju sa saad statistiliselt jälgida, tehniliselt ega analüütika trackerid laetakse sisse sul iga külastuse puhul, mis sul lehele tuleb, on ju. Ainsad erandid on tihtipeale siis adblockereid kasutajad, kelle puhul sul siis lihtsalt adblockerid nabivad kõik need analüütiks serveri pihta tehtud päringud kinni ja lase neid edasi enam. On ka mingid teatavaid tööriistu, need samad, kui ma rääkisin siin nagu analüütiksi alternatiividest, ma rääkisin siin nagu analüütiksi alternatiividest GDPR-i mõistes, on ka olemas tööriistu, mis siis enda sõnul suudavad ka trackida adblockereid kasutavaid kasutajaid, ehk siis on võimalik ka need kellegi kätte saada oma analüütika mõttes. Aga ütleme, kui nüüd otseselt vastata, siis ega siin otseselt ma praegu ei näe, peaks mingid piirangud olema sellele. Okay. Igal juhul suur tänu teile. Lihtsalt remargi korras veel, et homsest hakkab siis kehtima uus seadus, mis küll tänase teemaga otseselt ei haaku, aga soodushinna kuvamine näiteks, et kõik siis arvestage, et edaspidi homsest alates, kui teed soodushinna, olenemata kas füüsilises või e-poes, siis pead aluseks võtma soodushinna tegemise aluseks võtma viimase 30 päeva kõige madalama hinna. Ehk siis, kui see toode tavahind on 100 eurot ja sa teed -20%, ehk siis pakud 80 euro soodustust, 80 euroga seda soodushinnaga. Ja kui sa nüüd järgmise 30 päeva jooksul teed uuesti soodushinna, siis sa ei võta alghinnaks näiteks 20% jälle. Siis sa ei tee mitte 100 eurost 20%, vaid 80 ja siis sa müüd juba 64 euroga. Et see on oluline. Ja me eile panime kodulehele, kellel see teema veel vajab läbimõtlemist, siis me kodulehel on üleval TTJA webinar ja eile lisasime sinna veel 104 enam levinud küsimust, mis ettevõtetelt tuli. See on päris palju, 104 küsimust ja vastust TTJA poolt, et leiab sealt ka materjale. Aga siin on veel üks viimane küsimus. Kas Konstantin saab natukene täpsustada seda küsimust? Mis sa selle all mõtled? Ma teedan, et Konstantin trükib parasjagu, aga mul ei näita, kui niimoodi trükib. Mis nüüd seda hüljatud ostukorvi puudutab, siis Peep kirjutas minu arvates sinna väga õige kommentaari veel, et kõige suurem või kõige olulisem kuluartikkel tegelikult ongi ostukorvi hülgamise puhul, mida ma ka mainisin, on see, et mis on see väärtuspakkumine, mis me siin korraks vestlesime, eks ju, et kas see nüüd -10% või midagi muud ja kujundus pealkiri, et tegelikult see turundussõnum ise, et mida nagu edukad, kellel see toimib, siis tegelikult see ongi see kujundus ja sõnum, kuidas sa seda sõnumineerid, mitte see, et kui tihti seda saadad, eks ju. Nõus, absoluutselt nõus. Ma tean, Konstantin vist ei kuulnud ma selle poole, et ma võin siis talle välja visata, et võib minuga otseühendust võtta, et siis saame otse arutada seda küsimust. No ja ma eeldan, et Konstantin tegelikult küsib sellega jah, klient, okei.
Okei, ta mõtleb jah ilmselt seda, et kui palju saad inimese andmeid trackida ära kasutada, eks ju, et seda poolt. Kui me nüüd mõtleme selle nurga, et ma korraks siis hüpotiseerin, et see küsimus puudutab seda, kui personaliseeritavaks me selle andmekogumisega peame üldse minema, siis ma võtaksin nagu siin selle vaatevinkli, et loomulikult saad fingerprintida, saad siduda väga isiklikult nagu andmed ära, mis sul veebianalüütikas on ju. Ma ei näe sellel lihtsalt liiga palju pointi, et nende andmetega nagu liiga rohujuurde tasandile minna. Sest ühest küljest see on räigelt privacy intrusive ja teisest küljest sul ei ole tihtipeale nende andmetega nagu liiga palju peale hakata, et veebianalüütikas ikkagi päeva lõpus kõige väärtuslikumad on nagu siuksed, kuidas öelda, kvantitatiivsed meetrikad, et sa saad jälgida nagu üldist statistikat, et see, kui nagu personaliseeritud, sa neid datat saad jälgida, ei ole nagu kõige olulisem lõpus. Kuidas kaitsta, et ära fingerprinti neid, et taaskord, kui me räägime siin data layer'i kasutamisest, et kui palju mis andmeid me lükkame data layer'isse, mis andmeid me püüame Analyticsiga data layer'ist kinni, nagu Rasmus siin mainis data layer'i kasutamise kohta, siis see, mida me data layer'isse pushime, mida me kasutame Analyticsis, on meie enda otsustada, et see, kas me pushime sinna andmed ostukorbi kohta, kas me pushime sinna kasutaja kohta andmeid, kas me pushime sinna näiteks andmed, mis brauseri või IP aadressi pealt tehti see osta. Need kõik andmed on võimalik data layer'isse pushida, need kõik andmed on võimalik tag manager'iga kinni püüda ja saata edasi Analyticsisse. Nüüd küsimus on, kas me peaksime seda tegema? Minu hinnangul tihtipeale liiga nagu rohujuure tasandil ei. Et kui me enda andmetega kõik midagi peale ei hakka, siis ei ole mõtet neid ka kasutada. Andmeid, mida sul vaja ei ole või mida sa ei kasuta, ei ole mõtet korjata. Täpselt, sest andmete hoiustamine on vastutus taaskord. Just. Okei, aga aitäh teile, härrased! Aitäh teile!